Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Portugali MM-ralli esimene täispikk päev, reedene päev on lõppenud ja Eesti meestele, nii Robert Virvesele kui Romet Jürgensonile oli see siiski rohkem nagu testipäev, sest et teadupärast neljapäevasel esimestel kiiruskatsetel pidid mehed rajaäärde jääma ja alustasid tänast päeva juba superralli süsteemis. Päeval rääkisime samuti meestega. Virves kurtis, et autoseadistus ei olnud võib-olla kõige parem, tegi see teatud muudatused, lootsid, see teeb paremaks. Tegelikkuses seda ei juhtunud, kaotused olid võib-olla isegi veel suuremad, aga vaatame nüüd kõigepealt alustuseks, mida Virves ise tänasest päevast rääkis ja oma nii-öelda testitööst arvas. Robert Virves, reedene päev tehtud, lõunapausi aeg ütlesid, et auto ei olnud hommikupoole piisavalt hea, et teed muudatusi. Vaadates neid kiiruskatseid, siis need muudatused vist väga palju paremaks ei teinud autot või pigem vastupidi või? Mingis olus oli etem, aga ütleme, kui tee väga katki oli, siis oli ikka päris keeruline. Mida sa siis teha üritasid või mis seadet sa nagu otsid, et mis nendele sellisel katkistel teedel, mida ilmselt ka Kreekas on siis oodata, mis siia paremini sobib selle autole? No ütleme, kui me hommikul olime liiga pehmed igas mõttes, siis pärastlõunal siis katkise tee peal oli liialt jäik, mis nagu oli jällegi omakorda natuke üllatus, sest et ütleme, muudatus, mida me teha saime, ei olnud nii kolossaalne, kui see tundus. Palju neid muudatusi ja testimist veel edasise ralli jooksul plaanis on, et kas ütleme, iga hoolduspausi lähete nii-öelda mõne uue plaani mõttega peale? Oleneb, kuidas minema hakkab. Et ma saan aru, et homme vist ilm äkki on ka jälle keerulisem, et see ka jälle mõjutab. Kuidas selline sõidutunnetus on, et selle testimise käigus tunnetad kuidagi sõiduvormi või sõidukiirust ka või kuidas sa ennast autos tunned? Seal, kus on mugav sõita, seal on ka tempo okei. Kus ei ole mugav, seal ka näitab kell sama. Homme vaatab väga pikk päev eest, pea 150 kilomeetrit katseid, et on mingi katse, mis on silma jäänud, mis sa välja tooksid, mis võib olla ühtpidi võtmekatse või ütleme kõige suurem väljakutse? Ma arvan, võib-olla see homse päeva teine katse on, mis eelmine aasta oli vist üks kõige kehvemas seisus, mida ma mäletan, aga ma ei oska öelda, lähme ja vaatame. Romet Jürgenson oli siis sisuliselt samas seisus, ka tema üritas vahepeal pausi ajal autot natuke seadistada. Tegelikult sõitsid nad siis päeva teises pooles suhteliselt võrdseid aegu ja ei olnud, ütleme, kumbki mees rahul, ei olnud ka Jürgenson rahul päris sellega, mida ta oma autoga suutis ja vaatame nüüd, mida ta ise päeva kokkuvõttes ütles. Romet Jürgenson, reedene võistluspäev läbi, lõunapausi ajal rääkisid, et kohati oli kiirus nii-öelda meeldivalt ja üllatavalt hea, kuidas pärastlõunaga rahule jääd? Oleneb jah, mis perspektiivi on, et eelmise aastaga võrreldes on hea, aga ikkagi tipust jääb puudu, et see on selge. Et konkurents on väga tihe ja teisel läbimisel selgelt ikkagi olime autoga rohkem raskustes, et praegu tundub, et esimesel läbimisel saab sõita, kui on veidi siledam, aga raffi peal on ikkagi amordiga vaja veel natuke tööd teha. Kas võib ütelda, et autoseadistust ei ole veel päris paika saanud, mis niisugustel rasketel teedel töötaks või? Jah, nii ta on jah, et ma ei ole kindel, et üldse saab ka, et siin oleks vaja natukene veel arendada minu hinnangul, aga selles mõttes, kui me võrdleme eelmise aastaga, siis ikkagi on oluliselt jälle samm edasi tehtud, et eriti esimesel läbimisel on tegelikult üsna positiivne. Peale eile juhtunud, ütleme, kohaliselt suures mängus ei ole, et kui palju see annab võimalust iseenesest ka siin asju katsetada, seadistusi otsida nii-öelda rohkem kui muidu oleks? Jah, ma arvan, muidu nii palju ei prooviks erinevaid asju, selles mõttes
on sul õigus, aga samas ega nüüd mingit kardinaalset asja ei saanud ju täna teha ka, et võib-olla muidu oleksime natuke stabiilsemad, aga hetkel proovisime ka. Kui palju sa sellises stiilis sõites niisugune sportlikku pinget tunned või tajud, et no koha peal sõita ei saa, natuke autot on vaja siit-sealt sättida, proovid igast asju, aga niisugust nagu võidusõidu tunnet, palju see annab? Ja raskem on kindlasti leida seda nii-öelda viimast, et suruda, aga ma arvan, et minu jaoks on ikkagi oluline see aasta ka seda kiirust näidata ja see ralli ei ole olnud ideaalne selles mõttes, aga vähemalt et see ongi, ma arvan, see motivatsioon, et ikkagi minna ja suruda katse. Võtta igat kiiruskatset nagu eraldi? Jah, ma arvan, see on minu niikuinii selle aasta eesmärk ka, et tundub, et sellest aastast tulemuse mõttes väga asja ei ole, et läheb nagu läheb iga etapp, aga vähemalt jah, proovime siis hoogu näidata. Homme pikk päev vaatab ees ja väga palju on siin vihmast juttu olnud, et kuidas on, kas homme läheb siis nii-öelda mudaralliks, nagu rallil pakkusid? Jah, tundub hommik on natukene võib-olla leebem, et pärastlõuna läheb veel keerulisemaks, aga ma ei tea, testis nüüd kõige mugavam tunne ei olnud, kui vihma sadas siin, et eks näis, loodetavasti nii palju ei kalla. Mis te vihmaga valmis olekuks teinud olete siis, ütleme, on mingid spetsiaalseaded teil välja nuputatud juba või sa hakkad ka neid alles proovima või? Ei, selle mõttes testis nii palju, kui tuli vihma, et siis me ikkagi proovisime, jah. Eks seal mingit liiga suurt imet ei ole, et lähed autoga pehmemaks suures plaanis iga asjaga, mis on võimalik ja eks ta nii ongi, et see ei üllataks liiga palju. Rally 2 autodel juhib pärast reedest päeva Nikolai Gräzin. Teisel kohal on Jan Solans, kes kaotab talle 2,5 sekundit ja kolmas Roope Korhonen kaotusega 6,2 sekundit. Enne rallit ennustasime, et vähemalt Robert Virves on ka seal tipus nende meeste vahel, aga niimoodi ei läinud ja tegelikult on ka Solans ja ka Gräzin need mehed, keda me päris tipumeesteks ei ennustanud, nii et on mehed siin päris hästi enda kohta sõitnud. Aga vaatame korraks ka WRC arvestust ehk siis päris ralli üldvõidu peale käivat mängu ja siin tegi nii-öelda Ogier, taaskord Sébastien Ogier ise. Päeva teises pooles võttis ta kiiruskatse võite, tõusis liidriks ja päeva lõpuks juhib ta oma igipõlise konkurendi Terino Villi ees 3,7 sekundiga. Kolmanda kohal on Sami Pajari, kaotades Ogierile juba 15,2 sekundit ja Oliver Solberg ka jätkuvalt suures mängus neljandal kohal 16,4 sekundilise kaotusega. Hommikupoole võid veel vahed väiksemad, aga jah, päeva teises pooles Ogier tegi kerge spurdi, sai konkurentsist ette, enamus konkurendid lasid sisse ka väiksemaid vigu ja apsakaid ja see lubas tal vahet kohe kasvatada ka. Neuville oli ainus, kes suutis Ogier'ga tempot hoida ja olla ka mõnel kiiruskatsel isegi kiirem. Laupäev tuleb Portugali rallil väga tõsine tööpäev. Praegu küll meie taustal siin näete veel ilm on päris ilus, aga kõik ilmaprognoosid lubavad laupäevaks vihma. Kui arvatakse, et hommikupoolne ring on veel enam-vähem mitte nii hull, siis pärastlõunaks lubab väga tugevat sadu ja teed võivad siin minna väga-väga libedaks, väga mudaseks ja see võib lüüa kaarte päris palju segi, nii et ees ootab väga pikk ja väga raske rallipäev, nii et püsige lainel ja vahendame nende päeva uudiseid ka teile vaatamiseks.